Ryanair pidas pressikonverentsi, kus sõnas, et kui Tallinna lennujaam ei tule nende tingimustele vastu, võivad nad üldse Eestist lennuliinid ära viia. Tallinna lennujaama sõnul on tegu aga tavalise survestamiskampaaniaga. Iiri odavlennufirma Ryanair teatas, et vähendab Tallinna lendude mahtu koguni 40%. Talveks jäetakse taas avamata 5 liini: Milano, Bergamo, Paphos, Rooma, Veneetsia ja Viin. Põhjuseks väidetavalt Tallinna lennujaama 70% tasude tõus. Kas see võib viia ka lennufirma Eestist lahkumiseni? Ultimately, that's for the airport to decide. If they keep pushing up charges by that amount, then I don't see any other conclusion other than that. If there's a more sensible outcome where they realise that they are grossly uncompetitive versus what's happening across the rest of Europe, then of course we'll work with them. McInnes lisas, et kui tasusid vähendataks, võiks Ryanair oma mahtu Tallinnas lausa 2-kordistada ja kaaluda ka 2-3 lennuki püsivat baseerumist siin. Kuid kui hinnad ei muutu, ei välista ettevõtte siit täielikku lahkumist. McInnes peab Tallinna lennujaama käitumist tüüpiliseks monopoolse ettevõtte käitumiseks. Tallinna lennujaamaga peab Ryanairi süüdistusi põhjendamatuks ning ütleb, et jutt 70% tõusudest pole tõsi. What you have is a very competitive airport environment at the moment where the more sensible airports understand this pretty simple market dynamic. We don't get numbers wrong. Charges are going up here by 70%. We're reducing capacity by 40%. And it's more nonsense from the airport moving numbers. Like, as I said yesterday, as myself and the team here said, it's time for the government to get involved, get a hold of this, and let's grow. It's never been more important for talent to connect it to the rest of Europe than it is at the moment. Meil oli esmaspäeval just Tallinna lennujaama nõukogu ja ma võtsin ka sellest osa ja oli juttu ka uutest liinidest ja sellest, et me lähema 2 aasta jooksul ei tõsta lennujaama tasusid. Ja oli ka võrdlus, et Tallinna lennujaama tasud on oluliselt odavamad kui nende Kesk-Euroopa, Lääne-Euroopa suuremate lennujaamade tasud, nii et see on Ryanairi poolt, ütleme, nagu vana info uuesti välja toomine. Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Bergmäe kinnitab, et tasude tõstmist praegu toimunud pole ning seda ei plaanita ka teha ja seda on Ryanairiga kommunikeeritud. Lennujaama tasu ei ole maks. See on tegelikult tasu teenuse eest. Nagu me läheme kinno, siis me ostame kinopileti, samamoodi lennujaama tasu on nagu terminali pilet. Reisijatasu 10.50 on selle eest, et see reisiterminal siin toimiks ja see teenust saaks pakkuda. Ja ega neid tasusid alandada lihtsalt ei ole võimalik, sellepärast et see tähendab, et raha peab tulema kuskilt mujalt. Et mida teised riigid on teinud ja millal Ryanair tegelikult viitab, on see, et on alandatud riiklikke makse. Et näiteks Rootsis oligi riiklik lennundusmaks, mis oli niisugune riigitasu. Et riigid saavad sellega mängida. Bergmäe sõnul on Ryanairi pressikonverentsi sõnum olnud pigem osa ettevõtte tavapärasest survestamistaktikast, mida on nähtud ka teistes Euroopa riikides, alates Lätist ja Saksamaast kuni Hispaaniani. Ryanairi puhul, ma isegi ütlen kahjuks, on selline käitumine tavapärane ja mitte ainult Eestis. Nad teevad seda praegu kõikides Balti riikides. Neil on kanakitkuda parasjagu hispaanlastega, neil on suur kanakitkuda sakslastega, austerlastega. Ehk siis see ongi nagu nende ärikultuur ja see on see, kuidas nad toimetavad, nii et selles ei ole mingit üllatust meile. Bergmäe ei usu, et Ryanair päriselt Eestist lahkuks, sest praeguse liinide hulgaga on neil võimalik Eestis head kasumit teenida. Lisaks on Ryanairi liinide vähenemine tema sõnul andnud ruumi teistele odavamatele lennufirmadele nagu Eurowings või Wizz Air, kes just teatas 2 uue liini avamisest. Siiski ei tasu 20-euroseid lende Itaaliasse enam ootama jääda. Kuna Euroopas on viimastel aastatel tegelikult puudus lennukitest, siis see on tekitanud turul ka sellise olukorra, et on toimunud nii-öelda piletihindade ühtlustamine. Ehk siis kuna lennukid on puudu, siis piletihinnad on püsinud stabiilsed ja ka odavlennufirmad on oma piletihindu tõstnud vaikselt. Ehk siis Eesti puhul, näiteks kui me vaatame Barcelona hindu Ryanairi ja Air Balticu vahel, seal ei ole mingit vahet tegelikult, sest ühel sa pead kohvri juurde ostma, teisel on kohvri juba hinna sees. Ehk siis see hindade ühtlustamine nagu toimub ja selliseid imeodavaid pakkumisi on ka Ryanair ise öelnud, et täna turult on järjest raskem saada. Ryanair lendab praegu Tallinnast 6 sihtkohta: Barcelonasse, Berliini, Dublinisse, Stockholmi, Londonisse ja Milano Malpensasse.